nüüd hakkame tegema sinu ettevõttele või organisatsioonile uut YouTube'i kanalit. Hakkame tegema! See võtab aega vaid mõne minuti ja sa peaksid seda tegema kohe, sest muidu teeb seda keegi teine. Aga mis on peamine tehniline vahe minu isiklikul ja minu ettevõtte YouTube'i kanalil? Umbes samasugune nagu Facebookis, minu isiklikul lehel ja minu ettevõtte lehel. Oma ettevõtte või organisatsiooni Facebooki fännilehele ja YouTube'i kanalile saan ma lisada teisi inimesi, kes seda haldavad ja sinna sisu toodavad. On 2 viisi, kuidas ettevõttele kanal luua. Esimene, logid oma andmetega YouTube'i, valid vaheta konto ja loo konto, täidad andmed, olemas. Aga seda ma ei soovita, sest teine viis on korrektsem. Esiteks, loo oma ettevõttele Google'i konto. Sellele lisa YouTube'i kanal ja sellele kanalile lisab brändikanal. Ehk siis ettevõttel tekib tehniliselt 2 kanalit, millest ühte ehk siis seda brändikontot hakkadki kasutama. Kui sa ettevõtte Google'i konto alla lihtsalt lood YouTube'i kanali, siis tulevikus, kui soovid sellele anda ligipääsu, pead jagama selle konto kasutaja andmeid, ehk siis e-maili ja parooli. Mina seda ei soovita. Oluliselt lihtsam ja parem on anda konto haldamise õigused sarnasel viisil nagu Facebookis. YouTube'is valid kanalist seaded, load ja lisad vastutava isiku juba olemasoleva Google'i konto e-maili. Ja selle video peamine soovitus. Kuulab siia. Kui su ettevõttel või organisatsioonil veel YouTube'i kanalit ei ole, siis tee see kohe ära. Miks? Sest on väga võimalik, et sinu ettevõtte handle ehk siis hüüdnimi on veel vaba. Hüüdnimi on siis YouTube'i kanali lühike ja meeldejääv aadress. Kui sa seda ei võta, siis võib selle võtta keegi teine. Ja nüüd, ära tee seda viga. Kui sa oma ettevõttel YouTube'i kanali lood, siis YouTube pakub sellele kohe hüüdnime ehk siis näiteks youtube.com/sinu ettevõtte. Ära seda vali ega kinnita. Pane sellele suvaline nimi, sest kui sa lood brändikonto, siis see on see koht, kus sa tahad seda aadressi kasutada. Konto loomine võtab reaalselt aega mõned minutid. Lisa sinna ka profiilipilt, näiteks sama, mis sul ettevõtte Facebooki lehel. Pane kanalile bänner, selle saad teha Canvas, lisa info, kontakt, lingid kodulehele ja oma teistele sotsiaalmeediakanalitele ja ongi valmis. Kindlasti tee ära ka kõikvõimalikud 1- ja 2-astmelised kinnitused, et su konto oleks turvaline. Seda saad päris mitu korda teha, näiteks siis, kui sa oma esimese video üles laed, soovib YouTube veel korra kinnitust, et sellele valitud thumbnail ehk siis see väike pilt laadida. Aga kokkuvõttes ei ole tegelikult midagi keerulist. Järgmises videos vaatame, kuidas teha oma uus YouTube'i kanal avalikuks. Vaata siia. Siia. Ootan. Kliki.